Selline vaatepilt on Kesk- ja Ida-Euroopas tavapärane. Suur osa ühiskonnast elab hoonetes, mis on energiamahukad, ebaefektiivsed ja kallid ülal pidada. Seetõttu on Euroopa Liit sätestanud ambitsioonika eesmärgi renoveerida 2050. aastaks miljoneid elamuid. Näiteks Eesti eesmärk on tõsta kõik elamud vähemalt D-energiaklassi. See pole lihtne ülesanne, sest uuendamist vajab umbes 14 000 kortermaja. Praegu on ligi 70% Euroopa hoonetest energiat raiskavad ja see kajastub selgelt elanike elektriarvetes. Samal ajal liigub renoveerimine edasi väga aeglases tempos, mistõttu paljud riigid kahtlevad, kas 2050. aastaks suudetakse eesmärk tegelikult täita. Aga mis oleks, kui leiduks kiirem ja tõhusam viis seda muuta? Teha sellist rekonstrueerimist eristab klassikalisest rekonstrueerimisest tööaeg. Nimelt teha sellise rekonstrueerimise puhul valmistatakse seinapaneelid tehases. Võimalikult palju on eeltööd, enne kui objektil üldse töö pihta hakkab. Klassikalise rekonstrueerimise puhul kõik töö käib töömaal, üsna palju häirivaid elemente on korterelanikele ja töö on ka väga ilmastiku meelevalla järgi. Selles renoveerimise protsess on üsna lihtne ja sirgjooneline. Algab see olemasoleva hoone digitaalse skaneerimisega. Me saame väga täpse sisendi, milline see hoone välja näeb, kus on probleemid. Lisaks me teeme olemasoleva fassaadi tõmbetestid, et saada teada, et olemasolev fassaad, uut paigaldatud fassaadi suudab kanda. Sealt edasi me saame hea sisendi projekteerimisse, kus me projekteerime kõik fassaadipaneelid. Edasi sealt liigub protsess tootmisesse. Tootmises me paigaldame lisaks välisviimistlusmaterjalidele ka kõik aknad ja ventilatsioonitorud, et võimalikult vähe jääks objektil tööd. Ja sealt edasi liiguvadki fassaadipaneelid objektile, kus need paigaldatakse. Üldjuhul on kuni 5-korruselise hoone puhul on tarvis ainult mobiilset kraanat, mis jällegi aitab tõhustada objektitööde kiirust. Ja kui fassaadipaneelid on objektil maja külge paigaldatud, siis jääb üle ainult paneelide ühenduskohad viimistleda. Ja kogu paigaldusprotsess töömeeste poolt käib siis käärtõstukite pealt. Protsess on väga kiire ja võrreldes klassikalise fassaadi renoveerimisega on ajavahe circa 2-kordne. Oleme saanud positiivset tagasisidet juba rekonstrueeritud hoonetest, kus korteriühistu kasutas ettevõtlus- ja innovatsiooni sihtasutuse pakutavat toetusmeedet ja ka pangalaenu hoone renoveerimisel. Ja nende võit küttekuludelt oli võrdne pangalaenu igakuise maksega. Ehk maja kulud jäid nulli, aga maja enda esteetiline väärtus ja seal olevate korterite väärtus kasvas märkimisväärselt. Otsus maja renoveerida sündis juba tegelikult väga mitu aastat enne, kui maja hakati rekonstrueerima ja põhjus oli väga lihtne. Maja nägi väga õnnetu välja, küttearved olid suured, rõdud olid varisemisohtlikud, et ei olnudki pikka nagu otsustumist või muud põhjuseid polnudki. Teha sellise rekonstrueerimisega oli kogemus positiivne. See maja rekonstrueeriti väga kiiresti. Kogu protsess toimus augustis 2023 kuni aprillini 2024. Tellinguid maja ümber ei pandud, päikesevalgust ära ei võetud ja kui mõelda, et maja on 90 korteriga ja 5-korruseline, siis see toimus väga kiiresti. Küttearved langesid märkimisväärselt, et kui me võtame, ma oskan ainult enda korteri kohta peast näiteid tuua, et talvel 2022 vastu aasta 2023 oli küttearve üle 100 euro.
siis tänavu jaanuaris need olid kuskil seal 50 euro peal, 40-50 euro peal, et väga tuntav ja nähtav vahe. Euroopa renoveerimislaine on võimalus muuta kodud soojemaks, vähendada energiavaesust ja liikuda rohelisema tuleviku poole. 2030. aastaks peaks olema renoveeritud ligi 35 miljonit ehitist. Eesmärkideni jõudmiseks on lahendused juba olemas. Nüüd on vaja ainult tegutseda.